Käsipall on mu kirg ja ütlen ausalt ära, et mul on kõige rohkem käsipalli juures meeldinud ise olla profimängija ehk ise mängida. Ega me oleme ju mind eelmisel aastal samamoodi lisanud meeskonna registreerimisvormi ja see on avalik info. Kõik ilmselt on sellest teadlikud olnud, kuid ega keegi enne ei usu, kui ma lõpuks väljakule tulen, aga Põlva Serviti näeb küll praegu väga-väga hea peale Tšeslovi liitumist, et järjest kõik siin tippklubid alistanud ja Kehra on ka väga tugeva hooaja teinud, treenerite tiim Kaupo ja Mart on kõvasti edasi arenenud, Janar Mägi on toonud kogemust ja eks siin käsipallis kevadel läheb tõsiseks andmiseks, et siin midagi kellegile kaela riputama me ennem ei hakka, et vaatame, mis mängud toovad. Poiste koha pealt nii palju, et kui me siin eurosarja mängisime sügiselt, siis mõni mees naljaga pooleks küsis, et Risto, et miks sa ei mänginud, et siis ma ju hakkasin vastu põiklema, et ma olen ju teil eestvedaja ja treener, et teie peate arenema ja mängima. Minu roll on mängiv abitreener ja selge, et ma ei lähe kellegilt mänguaega ära võtma, et pigem ma just tahan anda neile juurde treeningkvaliteeti ja mängudes siis nii palju, kui siis peatreener Jüri mind kasutab, et Uku kohta nii palju, et 2012, kui me Eesti meistriks HC Kehraga veel tulime ja Balti liiga ja karika võitsime samal hooajal, siis Uku mängis vasaksisemist, mina mängisin keskmängija kohta, kuid tänapäeval meie mängustiili juures agressiivne kaitse ja kiired vasturünnakud võtavad nii palju mahlasid välja, et meil on vaja seal terve plejaad mehi, keda pidevalt vahetada, et see 60 minti ära kesta ja mina ei näe üldse sellest mingit probleemi, et meil siin mängu jooksul käib tagamängijate rotatsioonis 7-8 mängijat. Ma olen nii-öelda 6 aastat olnud stand-by mode'i peal ja hoidnud oma keha lihtsalt, mitte koormanud seda, jooksnud, suusatanud, rattaga sõitnud, jõudu teinud ja keha on teatavasti ise paranev ja mahlad mul väljas veel ei ole, et 30-aastaselt ma selle tippspordi ära lõpetasin, kuid südames ikkagi olen nagu mõelnud, et kindlasti võiks mingi hetk tagasi tulla ja nüüd ma olen oma nii-öelda kehas saanud signaali, et peaks nagu kestma ja mis puutub siis toitumisse ja unne, siis tõesti ma olen need viimased aastad nagu aru saanud siit klubi juhtides, et lõpuks elus on kõige tähtsam eluenergia ja lisaks siis trennile on väga tähtis piisav uneaeg, õiged kellarežiimid, õigel ajal magama minek, pluss siis muidugi toitumine, ja mis ei saa ära unustada seda positiivset mindseti ja seda, mis kõik selle asja juures käib. See maailm on ääretult põnev ja ma olen täiesti kindel, et siin 20 aasta pärast on täiesti tavaline, et 45-aastased mehed mängivad siin tippliigades kaasa, vaadates praegu NFL-i suurim staar Tom Brady jälle võitis tiitli, kas ta on 42-aastane, et need mehed on ainult eeskujuks. Pühapäeval 24. märtsil kell 4 inimestel peaks aega olema, nii et soovitan kõigil tulla vaatama, et mis saama hakkab, et äkki saab pulli.